Tere! Ma siin vaatasin, et Torontos on tõesti suhteliselt vara hommik. Meil hakkab siin vaikselt ikkagi õhtu lähenema. Ja jah, ma töötan logopeedina sellises väga toredas teiste logopeedidega koos, et me saame väga paljusid küsimusi omavahel arutada ja selle tõttu meil võib-olla sellised kiired kompetentsid või kui on vaja kiiresti kolleegiga nõu pidada, on hästi tulemas, et küll nüüd oli ka vist rohkem teemaks praegu, kuidas kakskeelsus võib mõjutada, et mina ise kakskeelsusele nii palju ei olegi pühendunud, et mul on ikka iga nädal või käib peaaegu iga päev keegi laps, kes on kakskeelne ka, aga ma ei ole spetsiifiliselt selles suunas väga ennast arendanud, et meil on üks teine logopeed sellega rohkem tegelenud ja tegeleb ka rohkem, aga lihtsalt tal see tänane päev kuidagi ei sobinud. Aga vaatame siis natukene lähemalt, mis selle kakskeelsusega siis teha ja mõned küsimused ma sain ette juba ka, et siis võib-olla sealt saab natukene diskussiooni ka algatada või jätkata. Ja kui tekib mingeid küsimusi veel rohkem pärast, et kas ei taha siin kohe küsida või pärast tekib mingi latentsiga, mul endal sageli tekib ka alles 2 tunni pärast mõni mõte, et aga kuidas see siis nüüd on, et siis võib täitsa kohe mulle ka kirja saata, et kui ma oskan vastata, siis ma kindlasti vastan ka, et küll tavaliselt ma vastan kas täitsa hommikul vara või alles õhtul, et päeva ajal tavaliselt mind kätte ei saa. Nii, aga kui nüüd siis kakskeelsusest rääkida, ma rohkem keskendusingi või panin kakskeelsuse kokku, et logopeedia on nii tohutult lai valdkond, et siin ei ole, et seda ei jõua nii, isegi üldiselt ei jõua kiiresti üle rääkida, et lihtsam on võtta mingid väiksemad valdkonnad ja ma sain Heidist aru, et see kakskeelsus ongi nagu selline suurem probleem. Logopeedi jaoks kakskeelsus kui selline ei ole probleem, et kakskeelsus ei põhjusta kindlasti kõnearengu probleeme ega kõnearengus mahajäämust. Kui keel ei arene, siis reeglina on seal ikkagi mingid spetsiifilised probleemid taga ja meil Eestis eriti on lastel palju, nad ei olegi mitte enam nii sageli kakskeelsed, kuivõrd kolmkeelsed. Et kui on tulnud üks vanem, on Eestisse kolinud kuskilt mujalt riigist, et siis üks vanem räägib seal oma keeles, ema räägib eesti keeles ja omavahel vanemad räägivad inglise keeles. Et sellist kolmkeelsust on ka ja lastel siis, aga lapsed üldiselt orienteeruvad päris kenasti nende selles keelte segaduses. Nii, aga millal siis kakskeelsusega üldse tegu on, et kui on võime suhelda rohkem kui ühes keeles, et on võimalik lülituda ühelt keelelt teisele ümber ja kasutatakse siis vastavalt sellele, millised võimalused ja vajadused kellelgi on. Kas siis kasutatakse ainult kodus või ainult
kuskil on need kultuuriseltsid, Eestis on need rahvuskultuuride keskused, kus võib-olla ainsad kohad, kus lapsed saavad oma siis lähedaste keelt kasutada. Aga siis kui on vaja keelt kasutada ka koolis ja massimeedia on teises keeles, et seal peab kasutama, et see on siis sellisem nii-öelda enamuskeel. Ja kuidas siis lastel kujuneb ka, et kuidas see kakskeelsus võib olla niimoodi väljenduda, et mõlemad keeled või rohkem kui, et kas siis kaks või enam keelt, et kõik on väga hästi arenenud. Sellisel juhul on, kui nüüd lapsest rääkida, on kogu tema tunnetustegevuse areng tugevalt toetatud, et see annab sellise positiivse lisatoe, kujutluspiltide areng on kindlasti laiem. Kui lapsel üks keel on teisest tugevam, tal kujuneb välja dominantkeel, siis sellisele üldisele arengule, sellel ei ole, see on siis selline, ei ole positiivset ega negatiivset mõju, on selline neutraalne. Aga kui mõlemad keeled on nõrgad, siis ka üldine kognitiivne areng, tajud, mälu, mõtlemine, orienteerumine meie maailmas hakkab pidurduma, maha jääma ja see on nüüd võib-olla siis see koht, kus logopeed võiks tulla appi. Uuringud on näidanud, et ei pea olema ideaalne on muidugi, kui ta saab mõlemas keeles logopeedi abi. Reaalsus on see, et seda reeglina ei ole võimalik saada. Aga kuna ajus on ikkagi meil kõnekeskused olemas, et kui me treenime spetsiifiliselt ühte keelt, positiivne mõju kandub siiski üle ka teisele keelele, et seda keelesüsteemi omandamist toetab ka selline spetsiifilisem, intensiivsem ühe keele arendamine. Ja siin, mida aeg-ajalt ikka vaadatakse, et kas on eelist, millal tuleb teine keel juurde, et kas keele omandamine hakkab toimuma, kui kogu keelesüsteem, kõnelemine areneb lapsel, et päris väikelapse east peale satuda kakskeelsesse keskkonda või ta hakkab või on keele omandamine hilisemas eas. Kas siis, mul on siin valesti see täiskasvanu eas on ikkagi 17+. Et siis ei ole tegelikult, selles mõttes ei ole eelist, et varases omandamise käigus on paremad tulemused. Et ei pruugi olla, siin jälle sõltub nii-öelda, millised eeldused ja milline keskkond, milline motivatsioon kellelgi on. Keele omandamine toimub natukene erinevalt. Et kui ta on nooruki eas, siis laps satub kooli, et ta peab koolis hakkama õppima, et see lihtsalt paratamatult näeb natukene teistmoodi välja, et ta on võib-olla formaalsem, et ta peab rohkem reegleid õppima ja sõnavara õppima, aga tulemus ei pruugi olla sugugi erinev. Et selle varajase kakskeelsuse puhul eristatakse veel ka sellist samaaegset kakskeelsust ehk simultaanset. See on siis, kui peres ongi kaks keelt kohe kasutusel, 2 või 3 keelt, et üks vanem räägib ühes keeles, teine vanem teises keeles. Aga kui peres on üks keel, aga laps läheb lasteaeda või lastehoidu või kooli teise keelde, siis nimetatakse seda astmeliseks kakskeelsuseks ehk suksessiivseks. Ja on ka, jälle ei saa öelda, et üks on parem kui teine, et kas ta üks annab eeliseid või ei anna. Et on jälle väga palju muid tegureid, mis
mõjutavad. Et mis siin nüüd kakskeelsus annab inimesele kindlasti palju juurde, et tema sõnavara on hästi palju laiem ja seetõttu ka kujutlused on paremad. Kindlasti on hea oskus see, et ta suudab tõlkida erinevaid tekste, ta saab seetõttu rohkem lugeda, ta saab abiks olla ja inimesed on kindlasti ka tolerantsemad, kellel on sellist kultuurilist, ta võib-olla tunnetab siis kultuure paremini. Aga vaatame korra siis veel üle, mis keelte omandamist toetab. Kõige võib-olla esmane on see, et on hea kuulmistaju, et ta suudab eristada erinevaid häälikuid, selliseid eesti keel on ju väga spetsiifiline oma väldetega, on need erinevad palatalisatsioonid, spetsiifiline hääliku ühendite täpsus, diftongid ja kuidas seda siis on võimeline laps ka jäljendama motoorselt, et kas ka täiskasvanud, eks, et ma ei tea, soome keeles on see öölaud, ma ei suuda ka nüüd kohe, ma pean keskenduma, et seda öölauda korrektselt soome keeles hääldada. Eesti keeles on tõenäolised, et kus on ka see õ-e ja o on kõrvuti, mis on paljudele keeruline ka üldse eristada ja tajuda. Oluline on kindlasti vaadata, kuidas kuulmismälu on, kas jäävad sõnad meelde, ta on töömälu ka samamoodi. Kas sõnade käepärasus, kui palju, et ma tean küll, aga mul ei tule meelde. Et siin on jälle väga sarnane kakskeelse lapse või see keele omandamise alguses esimesed 2 aastat kulgevad väga sarnaselt kõnearengu, spetsiifilise kõnearengu puudega laste puhul, et on vaja treenida ja vaadata ka, kuidas töömälu areneb või kuulmismälu. Tähelepanu keskendumisvõime, kas paneb tähele, kas ta huvitub või ei huvitu, et kuidas enesekontroll areneb, et kui ma mingeid ütlen mõne sõna valesti või mõni lause on vale, et kas ma märkan seda, mis need sellised tavalised on ebareeglipärased vormid, näiteks, et näed, et täna vihma sadab, siis ma korra mõtlen, see vist oli see erandkorras sõna, et ma muudan seda, et sajab ikkagi. Ja mida rohkem suhelda, keelt kasutada, seda paremini ju keelt me omandame. Ja samamoodi isiksus tuleb, et kas ma julgen eksida ja ma ei pane pahaks, kui mõnikord tekib selline väike muie kellelgi kui ma ütlen midagi naljakat või valesti, et sellest pole midagi, et tuli selline naljakas ütlus, et tavaliselt ju ei naerda inimese üle, et see väljend võib tulla natukene naljakas. Et meil kunagi ka üks väga teise keele emakeelena räägib teist keelt, aga ääretult hea eesti keele oskusega ja kommenteeris oma elukaaslast, ütles, et ta on nii selline, et tal on täitsa tuuleaju, et tahtis tuulepea öelda, aga see tuuleaju kõlas ka väga armsalt ja kõik said ju aru, mis ta mõtles, aga tema jaoks oli see, et ta peab teistmoodi seda kasutama.
nii, no siis oskus erinevaid oma teadmisi ja tähelepanekuid siduda, et selline üldine kognitiivsed oskused ja kuidas siis perekond toetab ka, just kui on see astmeline kakskeelsus, et kas, et kui on astmelise kakskeelsuse puhul, et ei pea siis hakkama vanemad kohe kodus rääkima, noh, ma mõtlen, et kes mul siin käis vahepeal üks Serbia perest laps, et kui laps läks lasteaeda, siis kodus üritasid hakata ka eesti keeles rääkima, et laps õpiks ja omandaks kiiremini eesti keele, aga siis noh, õnneks nad väga kaua seda ei teinud. Et parem ikkagi hoida keeled lahus. Et eriti kui ei ole vanematel ei ole, see teine keel ei ole tugev, et on palju grammatilisi vigu, sõnavara ebatäpsusi. Et pigem ikkagi toetada seda, et laps saab hakkama, et talle nagu kinnitada ja toetada ja kiita ja imetleda teda, et ta pingutab. Et võib kas või siis vaadata ka mingeid saateid koos selles keeles, mida ta õpib. Ja muidugi on küll jah see, et kui nüüd laps on kasvanud esimesed eluaastad ühes keelekeskkonnas ja läheb näiteks lasteaeda, mis on teine keel, aga ta läheb sinna niimoodi, noh, ütleme, et ta läheb sõime, ta on 2,5-aastane, aga tal selles oma kodukeeles veel ei moodusta ka lauseid, siis järelikult tema keele areng on maha jäänud, siis ei ole õige teda panna, ei oleks õige panna teda teise keelekeskkonda, kui on valikuvõimalus. Et noh, Eestis on, eks need eesti ja venekeelsed lasteaiad, on ka paar ingliskeelset. Et kui on siin võimalik valida, et ta läheks siis oma kodukeele haridusasutusse ikkagi edasi, kui ei ole, siis lihtsalt tuleb vaadata, kuidas toetada siis mingit keelt, et siis ta vajab abi. Nojah, no võtte siis ongi, et kui keel ei arene hästi, et kuidas ta siis väljendub, et keeled lähevad omavahel segi, algus on ühes keeles, lõpp on teises keeles, sõnavara maht on väga piiratud, ta ei saa täpselt need lausestused, sõnavara täpsuse valikud on kehvad, tal on palju uudissõnu, mida ta kasutab, sõnade tähendused, käändevormid, kui nüüd eesti keelest rääkida, on hästi piiratud, eks, et meil on 14 käänet, igal käändel on veel oma funktsioonid, et noh, kui see kellele, millele alale ütlev kääne, et kas ma viin kellelegi midagi või ma sõidan kuhugi, et juba on 2 erinevat funktsiooni, et seda taju siis peab, kuidas kellelgi tunnetus tekib, et on oht, et tekivad ka mõne käände üleüldistamine, et hakkab kogu aeg, et ta teab, et tuleb see mingi käände lõpp sinna otsa panna, paneb igaks juhuks igale poole kaasa ütleva vormi ka juurde, et ma lähen, ma ei tea, söön supiga, lusikaga, et igale poole ta paneb siis juurde. Nii, aga mida siis selle kakskeelsuse puhul vaadata, mis erinevad tasand, noh, see on jälle siis selline, millised keeletasandid, kuidas nad kujunevad, arenevad, on häälikute eristamised, siis on sõnavara, sõnatähendused,
grammatika ja kuidas kasutada siis erinevate väljendite millal, kuidas, mida kasutada, et siin nüüd on, et keeletunnetuslikud teemad tulevad juurde ja võib mõnikord tekib selline teatud arenguperioodil vahekeel, et ta räägib natukene üht, natukene teist, et võib-olla juba see hääldus on keelepärane, aga sellist veel täpselt sellest aru ei saa. Kui vahekeel on iseenesest selline väga tavaline nähtus, et ta nagu tekivad sellised täitesõnad või ebasõnad, pseudosõnad. Kui need kivistuvad, et ei arene edasi, siis on probleem. Aga miks selline vahekeele kivistumine võib tekkida, on põhjuseks võib olla vähene motivatsioon lapsel või siis tal on see üldine keskkond on selline, mis ei toeta keele omandamist. Et vaatan korra, kuidas see keskkond meid võib mõjutada, eks, et millised ootused, suhtumised on siin. Jah, on hästi palju erinevaid arvamusi, vähemalt kes siis jõuavad mingi murega logopeedi juurde. Mõnikord ma küll ei kutsugi vastuvõtule, sest kirjast selgub, et tegelikult on see lapse areng on nii, nagu peabki olema. Aga vanavanemad on hästi mures ja vanavanemad võib-olla tahaksid, et lapsega räägitakse ainult ühte keelt, mitte kahte keelt. Aga see on väga-väga üksikutel juhtudel, kui võiks tõesti kaaluda ainult ühe keele peale üleminekut. Pigem on ikkagi, see on võib-olla sellisel juhul, kui vanem ise on näiteks ka kakskeelne, et tal on see teine keel siis nii palju hea. Aga kui vanem räägib väga vigaselt, väga piiratult, ta ei oskagi emotsioone, sellist väga seda piisavat soojust ja hellust välja näidata, et ta ei oska, tema keelelised vahendid on piiratud. Et on hästi oluline alati vanematele see välja tuua, et üks keel on see üks vanem, üks keel, et seda ei saa segistada. Kui laps alguses ka segistab keelt, et ta hakkabki küsima, et palun mulle see punane äpple, et siis ema ikkagi ütleb, ahah, sa tahad punast õuna. Ema tõlgib selle, talle vastab eesti keeles, et sa tahad õuna. Mitte nii, et ema läheb inglise keele peale üle selle peale. Eks, et see on nagu võib-olla, et teatakse küll, et üks vanem, üks keel, aga kui laps ütleb midagi inglise keeles, siis selle peale hoopis vanem kuidagi nagu vahetab oma keelt, mida ei tohiks teha. Et lapsel tekiks parem keele omandamine. Ja siin võimalused muidugi siis just ka seesama, et kuidas need erinevad, kui sageli ja kuidas, mis vajadus keele järele on. Ma ei tea, kui minna kuhugi teise riiki eesti keelega, et kus peres ongi ainult üks vanem räägib eesti keelt, siis on väga keeruline ju seda keelt hoida. Ikka on võimalik, et ema saab hoida nii palju, kui ta siis räägib, aga on kindlasti keerulisem. Et siis sõltubki, kui palju on suvel võimalik
käia või vanavanematel on võimalik käia ja suhelda, et oleks rohkem kui ainult ühe inimesega suhtlemise keel, eesti keel. Nii, aga vaatame kiirelt üle, kuidas kõneareng kujuneb ka, kas seal on erinevusi. See on jällegi ka, mis tekitab palju muret ja küsimusi. Üldiselt kakskeelne laps areneb küllaltki samamoodi kui ükskeelne laps. Kõik kõneeelsed oskused, koogamine, lalin, sotsiaalsed žestid, naeratamine, kõnele reageerimine, siin ei ole erinevusi. Need tulevad kõik samal ajal. Esimene sõna, mis on siis, ongi selline poollalin sõna enamasti, see tuleb ikkagi samal ajal ja siin on, need normid on küllaltki laiad. Oluline on jälgida vahemaad esimene sõna ja millal tekib fraas. Kui esimene sõna tuleb aastaselt, 12-kuuselt, siis fraasi kasutamine, kahe sõna kokkupanemine peaks tulema ikkagi umbes 1,5-aastaselt. Kui on kakskeelne pere, kus võib-olla see sõnavara maht ühes keeles fraasi saab panna kokku siis, kui on minimaalselt olemas 50 sõna. Kui lapsel on 2 keelt, ta fraasi tahab panna kokku ühes keeles, aga tal võib-olla on niimoodi, et ühes keeles on 30 sõna ja teises keeles on 30 sõna, et tal on küll 60 sõna sõnavaras olemas, aga ta veel ei pane fraasi kokku. Nii et kui ükskeelse lapse puhul ühe sõna ilmumisest fraasitekkeni läheb 6 kuud, et kakskeelse puhul see võib olla natukene pikem, aga ta ei saa kindlasti olla pikem niimoodi, et ta on nüüd poole pikem, et ta on veidi, mõned kuud. Et üldiselt jah, et see esimene sõna veel on ka normaalne, kui tuleb täitsa ealine, kui tuleb 1,5-aastaselt, kõige rohkem tulebki ta selline 12, 13, 14 kuud, aga 18 kuud on veel ka täitsa okei. Kui laps on muidu aktiivne, ta laliseb, ta tunneb maailma vastu suurt huvi. Nii, kui nüüd laps kasvab ühes keelekeskkonnas ja siis mingi hetk näiteks lähebki lastehoidu või läheb lasteaeda ja seal on täiesti teine keel ja siis vanemad kohkuvad sageli täiesti ära, sest kui laps läheb, ütleme seal kahepoolset lasteaeda ja ta kodus juba rääkis hästi pikkade lausetega, suutis ennast selgeks teha võib-olla ka vanavanematele, siis läheb lasteaeda ja tekib täiesti selline vaikiv periood. Ta võib olla täiesti nagu kõneplokk, et ta ei taha rääkida, kui ta kuuleb, näiteks siin on ingliskeelne laps, läheb eesti lasteaeda ja kui keegi tema poole eesti keeles ka pöördus või kodus pandi eestikeelne multikas, ta katab käed kõrvadega, mitte käsi ei kata kõrvadega, vaid kõrvad kätega, siis see on lihtsalt tal kohanemisperiood, et see on ta vajab aega kohanemiseks, ta vaikib, ta kuulab, et ei tasu ka last väga siis sundida, et see mõistmine kõigepealt enne kõnelema hakkamist, meil on vaja aru saada, et ta kohaneb hääldusega, uute sõnadega, et see vaikimisperiood on või kohanemisperiood, kuulamise periood on oluline lapsele anda. Ja kõigepealt siis tekivadki, mida ta siis hakkab täitsa konteksti abil, situatsiooni toel mõistma, esimesi lihtsamaid sõnu ja korraldusi. Tekivad ka sellised nii-öelda õpitud fraasid, holofraasideks kutsutakse neid, kus õpetaja seal nüüd annabki, et
kõik tuttu ja siis ta võib-olla kordabki seda, et see on tema jaoks nagu selline ühend alguses. Ja kui juba siis järgmisena sealt edasi hakkab ta vaikselt suhtlema, ta küsib üht-teist, ta kordab sõnu ja kuni siis lõpuks tal on tõesti keele areng sellisel tasemel, et ta suudab õppetegevustes suhelda, ta suudab koolis hakkama saada või eks siis selles mõttes akadeemiline keel, et ta suudab ka kirjaliku tekstiga toimetada või ametlikku suhtlust üleval pidada. Sellised tulevad lastel vead on hästi sarnased jälle kõnearengu probleemiga laste vigadega alguses, kakskeelsete laste vead eesti keeles just, et kas siis selliseid süsteemsed vead, pall kukkus põrandasse või panen mütsi peale, mitte pähe, või siis sellise normi vastu, tüvemuutuse vastu eksimused, et tule tubasse või siis ongi, et võib-olla mingisugused pragmaatilised või kasutuslikud vead, mida ei sobi kasutada, et see on jälle ka, et mida rohkem keelt kasutada, seda vähemaks need vead jäävad. Kui nüüd nendest vigadest veel, et üks on sellised need grammatilised vead, mis väga tugevalt välja paistavad, siis on ka sellise keele tasandi on siis sõnavara või sõnatähenduste vead, kas sõnad ei meenu, tulevad otsetõlked ja võivad sellised huvitavad omapärased väljendid siit ka välja tulla. Et kui nüüd võtta see aktsent, seda sõnavara, sõnatähenduste teemat, siin on ka sellist häälduslik, päris täpselt võib-olla ei kuule või need sõna, et mul on vill jala peal, et panen villale plaastri peale, et millal siis see vill on lambavill ja millal ta on see ära hõõrutud vill, et siis neid käänatakse erinevalt, et sellised vead on alguses väga levinud. Et see pigem ei ole probleem, et tavaliselt kui üle korrata jääb hästi meelde lastele, et saavad ja täiskasvanutele samamoodi, kasutavad järgmine kord õigesti. Et väga sage on ka foneetilis-fonoloogilised vead, aktsent sealhulgas, et kuidas nüüd selle aktsendiga tegeleda, et kas peaks tegelema peaks trillima, et neid hääldusharjutusi tegema. Osa päris mitmed uurijad toovad välja, et pigem aitab rohkem kaasa kuulmistaju täpsuse treening, kuulamisülesanded, mitte niivõrd see häälduse trill. Et kui ka jällegi siin tuleb see auditiivse taju täpsus, kuidas kellelgi on ja motoorsed oskused, aga pigem ikkagi kuulata ja võib-olla siin võib neid võrdlevaid hääldusi teha väldete puhul või palatalisatsiooni puhul, aga ma arvan, et niisama trillida palatalisatsiooni, kui teises keeles seda ei olegi, siis pigem tasub anda ikkagi kuulamisülesandeid, et ta siis vaikselt treenida kõrva, et kõrv hakkaks eristama. Kui kõrv eristab, siis juba saab hakata
peale seda treenima, et soome keeles vist ju palatalisatsiooni üldse ei ole, et neil see hall või hall on vist ikka kõik jääks hall tugeva L-iga, et ja saab ka lõpuks neil kätte, aga nad peavad kuulama seda pikalt. Kuigi hea küll, on selline nagu lihtne häälikuna seada, et seal on lihtsalt see keele ja huulte asend, mille saab füüsiliselt paika panna. Aga välteid või palatalisatsiooni on keeruline. Nii, ja nendest morfoloogilistest grammatikast, nendest ma juba natukene rääkisin ka, et te ilmselt näete neid vigu nagunii palju. Näevadki siis välja näiteks, mis tulevad vead, et kas on sõnajärje vead tekstis, on maa ja taa tegevusnime kasutamise vead, eesti keeles see sihitislause kasutamine, õige, sellised tähereegli vead. Tähereegli vead on ilmselt kõige lihtsamad korrigeerida. Nüüd on päris palju lapsi, kes tulevad Soomest Eestisse tagasi. Vist koolid on paremini valmis nendega tegelema, et varasemalt ei olnud, et kes juba varasemalt siin tulid, aga olid kooliteed alustanud Soomes ja soome keeles õppisid, just see sulghäälikute õige kiri on veidi teistmoodi, et eesti keeles ta nii täpselt me ei kirjuta, kui räägime, et soome keel on selles mõttes nagu rohkem, ma ei teagi, kas täpsem on õigem öelda, aga see on ka jällegi reegli selgitamine, kuidas eesti keeles kirjutada ja lapsed üldiselt väga kiiresti õpivad ringi ja saavad süsteemile pihta. Aga võt, ma siin nüüd kiirustasingi, et saada küsimuste juurde ka, et üks küsimus oli selline, kas on mingeid häid nippe keele arengu jaoks või mingit kiirabi, mida iga õpetaja peab teadma. Ma ei tea, vist sellist väga ühisuniversaalset asja. Ma ei tea, kas on, et võib-olla, mida tasub meeles pidada, on see, et kui laps ei saa keelest aru, siis see on tema jaoks või ta saab väga vähe alles aru, siis see on tema jaoks tohutult väsitav. Et seal peab olema palju liikumisi ja mitteverbaalseid tegevusi vahepeal sees, et see on samamoodi, kui me lähme teise võõrkeelsesse keskkonda ja me lähme sellisesse võõrkeelsesse keskkonda, et ma natukene, ma ei ole nüüd, ma just siin mõned aastad tagasi käisin mingit venekeelset loengut kuulamas, ma ei olnud, ma arvan, 20 aastat vene keelt rääkinudki ega mitte midagi teinud. Hästi kurnav oli, ma olin kohe täitsa läbi juba vist 2 tunni järel. Et saaks, et see võtab aega kohanemine ja see omandamine või õppimine lastel toimubki niimoodi, et kui nad juba nad õpivad seda rohkem, mida paremini nad aru saavad sellest, mida nad kuulevad. Ehk nii nagu päris väikese lapsega rääkides me sellele 1,5-aastasele ei ütle, et vaata, milline ilmatu, suur, mürisev, kollane traktor meil siin trotuaari peal ringi sõidab, et see on liiga pikk, et teist keelt omandaval lapsel on samamoodi võimalikult lühike, lihtne lause, igapäevane baaslause, lihtsa sõnavaraga, ei ole vaja alguses anda kohe erinevaid sünonüüme sinna juurde.
korrata üle, mida laps ütleb, et kui tal läheb natukene valesti või tal on väljajätteline lause, et öelda see üle, võib-olla mõned tähtsamad sõnad rõhutada üle. Alati aitab, kui on miimika või osutamine seal juures, et tule siia või vaata seda. Ja ka natukene võtta tempot aeglasemaks, mitte väga aeglaseks rääkida, siis läheb laste tähelepanu läheb ära, ta ei jaksa kuulata, et ta peab ikkagi olema piisavalt elav, aga mitte liiga kiire. Ja jälgida seda ka, et alguses laps kuulab ja vaatab, on korduvate tegevustega jutukesed, kõik need, ma tea, see kakukene ja kelle juurde ta jõudis või 3 karu lood või nüüd on juba see loomaaia lood ja mis seal need tulevad, et on hästi-hästi toredad, mida vaadata. Tekstide puhul, kui on suuremad lapsed, et kuidas siis, et tasub tekste ka kohandada, teha lihtsamaks ja erinevaid tekstistiile läbi võtta, et kas ta on selline suhtlusstiil või ajakirjandusstiil ja kas tekstis on rohkem tähelepanu vormiõpetusele, et on mingit kindlat vormi, kordab kogu aeg seal, et lapsed arutasid, et nad kelleks nad tahavad saada. Siim tahab saada ehitajaks ja Karl tahab saada lenduriks, aga võt Paul veel mõtles, kelleks ta tahab saada, et seal on kogu aeg siis üks vorm on juures, aga võib-olla hoopis mõnele tähendusele rohkem pööratud, et seal selgitada, et ma ei tea, võib-olla kuidas ümber sõnastada, ümber öelda mõnda teksti. Et ma ei tea, kas ma nüüd suutsin vastata sellele küsimusele. Ja siis oli see küsimus, et kui eesti keelt saab koolis õppida, ongi ainult nii-öelda nagu pühapäevakoolina, et kuidas seda keele arengut üldse hoida, et üldse eesti keel jääks ja kui seal võib olla muid probleeme ka, et siin on tegelikult jälle ikkagi seesama, et ta kõigepealt tunneb sõna ära, et ta vastab ainult jah või ei, et on passiivne, et näed, et see on nüüd, kas see on õun ja siis ta ütleb kas ja või ei. Ja siis ta proovib juba, ma annan valiku, et siin on nüüd 2 pilti, et on banaan ja õun, et võtta, anna mulle siit õun. Et see on aktiivne äratundmine, et ta juba annab. Seepeale ta kordab, et kui ma näitan jälle seda õuna, et ma küsin tema käest, kas see on banaan või õun või kord ühtepidi, kord teistpidi ja siis tema kordab, et see on õun. Ja jälle siis võivad tulla need erinevad lood, et vaheldumisi, et kass sööb õuna, kass sööb banaani, et seda saab sama mingisugune alus, mingi osa lausest kogu aeg kordub, ta natukene proovib iseseisvust tõsta. Et ega kui seal ja kui on tõesti kõnespetsiifilisi arenguhäireid ka taga, see on hästi, siis on veel kehvem ja aeglasem see omandamine. Ja see sõnavara hoidmine ja arendamine on võib-olla ikkagi raamatute baasilt ja seal on see oht, et kellel ei ole eakaaslasi selles eesti keeles, eestikeelseid eakaaslasi, kellega suhelda ja kellega mängida. Et nende sõnavara ja lauseehitus baseerub väga palju raamatutele, et see keel jääb veidi arhailiseks, kui ta tuleb ja räägib, et see võib-olla, kui ta siis tuleb mõnikord siia Eestisse külla, et see võib eakaaslastele veidi kummaline tunduda, aga jälle lapsed on paindlikud ja omandavad kiiresti. Nii, kui siin nüüd võtta, et kas on mingeid keelelisi harjutusi, mis sobivad
igale vanusele. Tegelikult ei olnud väga kindel, et kas siin nüüd on just need harjutused, et kuidas keelt kui sellist üldist kogumikku omandada või siin on pigem ikkagi oli küsimus puudutas hääldust. Et ütleme, et see universaalne on suhtlema saamine, et keel peaks olema elav, et tal on väljund, funktsionaalsus on olemas, saab kasutada. Ja mis vajadus siis suhtlemiseks on? Võib-olla ongi ainult see, et ma saan oma vanaemaga suhelda või võib-olla mul on mõni tädi ka, kellega suhelda või oma ema, et siis kindlasti jääb keel võib-olla veidi piiratumaks. Lugemine kindlasti aitab väga palju sõnavara rikastada. Ja siis leida need huvitavad raamatud üles. Aga kui nüüd motoorikat treenida, motoorika kui selline, et siin võib natukene jälle erinevad koolkonnad, et mina ise väga palju mul on ka spetsiifilisemad, eks, et mul ikkagi, kes minu juurde jõuavad, neil on siiski kõne arengu mahajäämus üleüldiselt, et seal on vaja ka üleüldse treenida hääliku kuulmist või foneemi kuulmist. Nende fonoloogiline taju on väga nõrk, et kas nad üldse neid minimaalpaare kuulevad, et seal see eristamine, kas on keel või kell või tass või kass, et alguses ka sellised treenimised on olulised. Ja võib-olla, mis siin tulevad keelespetsiifikast, kes on Itaalias elanud ja tulevad Eestisse. On Itaalia E-d eesti keelde üle tuua on keeruline, et see läheb väga ääks ära. Aga siin ta ei ole jälle universaalne harjutus, siin on jälle fikseerida võib-olla seda lõua asendit natukene, et E on kitsam, et kui ä. See ei ole päris ä ka, aga nad sellise vahepealne, et ta pigem on lõua avatuse teema, et nad on ma nagu sellist universaalsust kahjuks otse päris välja ei oska tuua, et võib-olla mingit neid vigurluuletusi või vigurlauseid võib lõbu pärast ju aeg-ajalt teha, eks ta sellist üldmotoorseid oskusi arendab, neid pagari piparkook mitu korda järjest öelda. Ma ei hakka praegu ütlema, võib-olla natukese ärevusega mul laguneb ka see rida ära. Nii, ega ma jälle raamatute koha pealt niimoodi ei oska ka midagi soovitada. Ma ise väga armastan neid just laste puhul, neid erinevate korduvate tegevustega. Ma arvan, et minu absoluutne lemmik on Loomaaed saatis mulle kingituse, kus pärast näidata, mul on digitaliseeritud siin nende mõne aeg-ajalt tulevad ju ikkagi, tuleb läbi viia veebi teel teraapiaid, et siis mul on mõned raamatud on niimoodi digitaalsel kujul olemas. Aga Lastekaitse Liidu lehel on see hea lasteraamat aastate lõikes ja ma sealt niimoodi pisteliselt olen lugenud. Nad on tõesti toredad. Seal saab ikka hästi palju ise ka naerda juurde. Väga vahva raamat on Ilmar Tomuski Kõrvalised isikud. Aga see on jällegi ka, kui keel ei ole väga tugev, siis on see raske raamat, aga ta väga vahvalt, humoorikalt selgitab, et kuidas, näiteks seal, et on selline lugu, et kuidas kommid on otsas, aga et mille otsas need kommid siis on, et käin ja vaatan kapi otsa ja diivani otsa ja kus otsas need siis on. Et see on selline vahva, et mis ongi, saab selgitada sõnatähendusi. Minu arust on hästi, kui on selline see lugemine, et lastel juba ette, et võt ma nüüd
ütlen ühe lause ära, et mis sa nüüd arvad, et mis sealt edasi saab. Et natukene arutada, et selliseid, et see raamatuga töö võib-olla võib nagu rohkem arutluseks minna, et seetõttu väikese lapsega just need pildiraamatud, seal ka veel algklasside alguses on hästi toredad, et Pladol ja Suntsi raamatud, need lugedes imemuinasjutte ja lugedes loomamuinasjutte on vot sellised, ma ei tea, ma nüüd ei kirjutanud, et neid siin on ka selliseid, et juba võib-olla ettemõtlemist ja Karlepil on ka, et kuidas arutleda ja ergutada last lugema võib-olla. See Ülle Rannuti raamat, ma arvan, et see Ülle Rannuti metoodikaõpik vist on teil kõigil juba läbi töötatud nagunii, et see oli kas äkki mitteverbaalsed, ühesõnaga, see on selline metoodiline materjal eesti keele õpetajale, kes õpetab eesti, ongi siis sellise mitmekeelsuse puhul. Ja ma vahetan omal igasuguseid keeleõpperaamatuid, mina kasutan neid muidugi mitte nüüd kakskeelsete laste puhul, sest nii suuri kakskeelseid mul ei tule, aga kasutan sageli kas kogeluse korral või insuldijärgselt afaasia patsientidega on selline tore algaja õnn. Nüüd tuli sellel hooajal välja, siin on sellised ka toredad dialoogid, teemad, mida arutleda, võib-olla natukene noortepärasemad, et võib-olla see on see Kingissepp ja Ilves on ja neil on, sellel on ka 2, ma vaatan kohe, kas oli 2 osa, jah, et üks on mängud ja teine on siis kõnelemisoskuse arendamiseks. Nii. Ja siis oli selline küsimus, et on 6-aastane lapselaps, kelle esimene keel on prantsuse keel, ja siis tal on sellised huvitavad hääldusvead, mida eesti keeles ei ole täheldatud, et mida siin siis teha, et see küsija juba küll ka kommenteeris, et ta ise proovib siis väga aeglaselt seda sõna öelda ja natukene segmenteerida, et mis siin võib nii-öelda seda mehhanismi, mis seal võib olla mehhanism, ma ei hakka prantsuse keelt nüüd hääldama, ma ei oska ise prantsuse keelt, aga mul üks laps hääldas mul selle ära ja ma arvan, et siin see tõukeratas, jah, see trotinett on võib-olla põhjus see, et prantsuse keeles R on taga, nii-öelda see kurgu R, aga tõh on ees. Lihtsalt häälduslikult, ta on motoorselt lihtsam, kui ma ütlen krr, kohe siin kõik on taga. Et see on lihtsalt see pakkumine. Ja teine, mis Lepatriinu siis oli, jah, et siin on ka see R-i lisamine. Jällegi mitte üldse keelt ega keelespetsiifikat, hääldust üldse mitte tundes. Kas siin võib olla ka see, et see häälduslikult, et ta läheb nii tugevaks, see kõh, selline, mulle tundub, et ta on eesti keele kõnelejana, et ta ongi see siin, et seal tuleb peaaegu nagu selline mingisugune tremulant veel juurde. Et see nagu hästi tugev ahtushäälik on juures, et võib-olla on kuulmise sellist, kui see laps juba loeb ka, et ta tunneb, oskab lugeda, et võib-olla teda toetab ka nii-öelda selle kirjaliku kõne andmine, et vaata, et siin on nagu ühtemoodi ja siin on teistmoodi ja võtta, et õige, et tegelikult nüüd prantsuse keeles on niimoodi see hääldus. Eks, et mulle tundus, et
et võib-olla, aga no ma ei tea, et kas see nüüd on teema, mida peaks kindlasti logopeed hindama, ei oska öelda, et kui palju, mida siin võib proovida, kas kui tal eesti keeles eneseväljendusoskus on korrektne, hääldus on korrektne, et kas siis näiteks jällegi sellised, näiteks kui ta peab eesti keeles ütlema, ja krokodill ongi on, kui tal on, ütleme see nii-öelda prantsuse R, siis tal krokodill on kindlasti lihtne öelda, aga kas ta näiteks tramm, troll, kas ta seal hääldab õigesti, et kas tal tuleb triibulised traksid, et kas siis jääb tõh ette või läheb ikkagi kraksid ja kramm, et tasub seda proovida ja võib-olla sellist võrdlevat hääldust teha või kuula, kas mina ütlesin õigesti, et võib-olla kõigepealt õpetada märkama vigu teise kõnes ja siis hakkab ta ise märkama või noh, ise tajub enda kõnes ka. On ju. Nii, aga ma vaatan korra siit, et mul vist nüüd jah, rohkem mul ei olnudki slaide, et teil vist ka juba see aeg jookseb kiiresti ka. Aha, et need lingid, ma kohe panen need vot see Plado ja Sunts, see küsimus, need on kaks autorit, kes ongi need, on Kaja Plado ja Krista Sunts. Nendel on sellised raamatud, mis toetavad lugemisoskuse kujunemist, arutlemisoskust võib-olla. Aga ma panen äkki kohe teen ära, kohe saadan need siit teile ka. Siit alt, jah. Et selle Ülle Rannuti raamat on ka veebis täitsa saadaval. Mul ei tule praegu täpselt see raamatu metoodilise materjali nimi meelde, et ma seda niimoodi igapäevaselt ei kasuta, et võtta. Aga ma lubasin korra näidata ühte, kui nüüd teil jaksu on, et ma hästi ülikiiresti näitan oma lemmikraamatu äkki siis ära. Ja see on, noh, ei leiagi nüüd praegu kohe üles, et siin. Millegipärast ei luba mul siit neid slaide väga palju näidata, millegipärast on need jäänud kinni. Nii, vaatame, kas ei näita. Nojah, ega see nagu, ma võin panna mõne pildi siis lihtsalt kaasa lisaks ka, et oleks tore vaadata neid tulevikku või noh, niimoodi, et mida, noh, need samad muinasjutud ka, et kus see kana kutsus endale abilisi ja keegi ei tahtnud tulla või vares, et neid läbi mängida on hästi tore alati. Et no, siin on jah selline, et üks loomaaed, et loomaaed saatis lemmiklooma ja siis saab neid lauseid
lõpetada, et kes seal siis välja tuli või ja missugune ta oli ja miks ma ta tagasi saatsin, et on see loomaaia lugude raamat, seda saab päris väikestega ja päris suurtega teha. Nii. Aitäh, Riin. Kas keegi soovib veel nüüd midagi küsida? Jäi midagi selgusetuks? Ja ma vaatasin, et siin on üks küsimus et kas on võimalik rääkida teismeliste õpetamisest ja raamatute kirjanduse teemal. Vot siin ma selle üle pean täitsa kohe mõtlema, milliseid et siin kindlasti tekibki see probleem, et võib-olla mõned raamat, siin leida seda, et kui keel ei ole väga hea, et sõnavara on pigem kitsas ja piiratud, siis võib-olla eakohased raamatud on väga rasked lugeda, aga samas, mis sõnavarale vastaks, need raamatud on jällegi liiga titekad, siis ei ole ka neid tore lugeda, nad ei ole arendavad, nad ei paku huvi ega pinget. Eesti keeles kahjuks vist neid kohandatud raamatuid eriti ei ole, nii nagu inglise keeles on ju täiesti suurepärane valik, et nii-öelda, et mis on seal 500 sõna peale väga tore, nagu lihtsustatud täiesti klassikuid, aga eesti keeles ma seda pean küll täitsa nagu mõtlema, et mis nagu oleks hea, et need, kes minu juures käivad, teengi täitsa, neil on nagu muud probleemid seal nii palju suuremad ka, et see sõnavaratöö on kohe täitsa eraldi töö, ongi eraldi neid sünonüümide ja homonüümide kasutamist ja kuidas ennast paremini väljendada. Et võib-olla mingi osa sealt lapata seesama hea eesti raamat